Mida sa teed, kui sinu 3-päevane erisõjaline operatsioon muutub üle 4 aasta kestvaks rappimiseks? Muidugi, teeskle, kuni õnnestub. See on olnud Venemaa lähenemine Ukraina sõja ajal nii sageli ja see tuleb alati välja. Ja tead mis? See juhtus jälle. Venemaa eliitsõdurid üritasid lavastada võltsvõitu Zaporižja piirkonnas. Ukraina näitas neile eliitidele, kuidas näeb välja tõeline kaotus. Võltsingust sai matus. Venemaa arvas, et tal on kõik läbi mõeldud. Mai lõpus saatis Venemaa välja oma dessantvägede luureüksused. Nende sihtmärk oli Stepnahirsk, asula, mille pärast on suure osa sõjast võideldud. Need polnud mingid tavalised üksused, mida Venemaa saatis. Seekord ei olnud taktikaks saata kahuriliha rindele, et Ukraina droonid need hävitaksid. Seekord saatis Venemaa üksused, mida peetakse laialdaselt tema sõjaväe eliidi hulka kuuluvateks. Venemaa dessantväed on võimekad. Nad on langevarjurid, kes on just sellisteks operatsioonideks treenitud. Ja nende eesmärk oli lihtne. Tormata Stepnogorski peale ja saavutada Putini jaoks suur propagandavõit ajal, mil ta on seda kõige rohkem vaja oli. Ja me teame, et eesmärk oli propaganda, sest kõik üksused, mille Venemaa saatis, kandsid oma riigilippe. Oleme seda Venemaa poolt varem näinud. Nad saadavad sõdurid sisse imbuma, käsivad neil lippu heisata ja mõned fotot teha ning seejärel need sõdurid kaovad ja peidavad end pärast vale narratiivi loomist, just kui oleksid nad Kremlile suure võidu toonud. Aga Stepnogorskis Ukraina sellega ei leppinud. Kui Vene üksused hiilisid edasi, hoidis Ukraina neil silma peal. Putini käsilased ei teadnud, et need väed ei tormanud propagandavõidu poole. Nad liikusid otse lõksu. Ja kui aeg oli küps, lõi Ukraina selle lõksu oskuslikult kinni. Enne kui see kõik avalikuks tuli, tegid Venemaa Stepnogorski ründajad erioperatsioonide reeglite järgi kõike täpselt nii, nagu ette nähtud. Kõik neis kulgevad täpselt plaani järgi. Putini ründesalklased ootasid, kuni saabus ööpimedus, mis pidi neid raskemini märgatavaks tegema. Iga sõdur oli varustatud termokamuflaažiga, et varjata oma soojusjälgi, ja nad ootasid isegi vihmast tööd, mis andis täiendava varjekihi ning muutis Ukraina droonidel nende avastamise veelgi raskemaks. Need sõdurid teadsid täpselt, mida nad teevad, ja nad tegid täpselt seda, mida neilt oodati. Võib-olla olid venelaste nägudel mõnda aega naeratused. Siis lõi Ukraina tagasi. Huri Artjomi eriüksuse operatiivtöötajad andsid endast märku Vene okupantidele, kes tahtsid piirkonda vallutada. Artjom ründas kohe. Ukraina enda eriüksuslased teadsid, et neil on Putini sõdurid ümber piiratud, seega tegid nad neile ettepaneku. Andke nüüd alla ja te võite sellest sõjast eluga pääseda. Aga allaandmine ei ole Vene sõdurite jaoks peaaegu kunagi valik, eriti kui nad usuvad, et neid saadetakse tagasi Kremli haardesse. Venemaal on vabatahtlik allaandmine kriminaliseeritud ning sõdurid võivad nüüd saada kuni 10 aastat vangistust, kui nad annavad alla siis, kui Ukraina käsib neil valge lipp tõsta. Kui need Vene sõdurid oleksid olnud tavalised reamehed, oleksid nad võib-olla ellujäämise nimel riskinud Gulagiga. Kuid Stepnogorski infiltraatorid kuulusid Venemaa eliidi hulka. Oma juhi eest surra on neile juba väljaõppe algusest peale sisse juurutatud. Seega keeldute alistumise pakkumisest. Selle asemel avasid Venemaa sõdurid tule. Järgnes täielik veresaun. Huri R10 üksused ei halastanud. Ja teise hoobina Putini katsetele luua positiivset propagandat on Ukraina taganud, et Stepnogorskis mai lõpus toimunu kohta ei jää mingit kahtlust. Meil pole mitte ainult Huri enda raportit, mis kinnitab selle saatusliku öö sündmusi. Meil on ka kaadrid, palju kaadreid. Me näeme vaateid, mis on filmitud soomukitest ja tankidest, kui Ukraina sõdurid sisse sõidavad. Need sõidukid said isegi vaenlase löökide osaliseks, kuid jäid ellu ja liikusid edasi. Partan ütleb, et nad seisid silmitsi vägedega, kellel oli raske relvastus ja parem varustus, kuid see ei muutnud midagi. Ukraina väed suutsid siseneda Stepnogorski ja viisid seal läbi ajaloolise puhastusoperatsiooni. Jagunedes väikesteks üksusteks kontrollisid need sõdurid maja haaval, otsides Vene infiltraatoreid. Luureüksused jooksid ettepoole, otsides liikumise märke. Rünnaküksused järgnesid, rebides Vene üksused tükkhaaval laiali. Lõpuks jäi Ukraina võitjaks ja Putini suur propagandamissioon kukkus täielikult läbi. Venemaa eliit tuli au järele, kuid lõpuks järgnesid nad 1,4 miljonile oma kaaslasele suurde teispoolsusse. Mis puudutab Artanit, siis selle komandör ütleb, et Vene väed peteti otse tema sõnul tulekotti kõndima ning nad polnud üldse valmis selleks, mis neid ees ootas. Niinimetatud Vene armee eliit osutus Huri süstemaatilise kaitse eest täiesti ettevalmistamatuks. Tänu sõdurite pühendumusele ja professionaalsusele ning koordineeritud koostööle Huri aktiivsete operatsioonide osakonna ja Ukraina kaitsejõudude naaberüksustega on meie positsioonid vastutusalas endiselt läbi murdmata, kuulutas Artani komandör Viktor Tokarczuk.
Putin soovis saata vale sõnumi Ukrainale, oma rahvale ja ülejäänud maailmale. Ukraina andis jõhkra ja reaalse vastuse, et näidata Putinile. Isegi tema kõige eliitsemad sõdurid võivad vahele jääda ja likvideeritud saada. See, mida me siin Ukrainat nägime, on nende sõjaliste taktikute geniaalsus, mis on vastamisi Venemaa parimatega. Ukraina jäi peale. Sellel on tohutud tagajärjed. Selleks, et Ukraina oleks saanud püünise seada, kuhu Venemaa dessantväelased sisse langesid, pidi ta kõigepealt teadma, et Venemaa eliit üldse tuleb. Vaatamata kõigile ettevaatusabinõudele ja isegi sellele, et Vene sõdurid järgisid eriüksuste lähenemist täpselt reeglite järgi, oli Ukraina neid kogu aeg jälginud ja suutis õiguse jalule seada. Vaenlase meelitamine varitsusse ei ole sugugi uus sõjaline taktika. Varitsuusi on korraldatud sajandeid, kuid harva on sellist saavutust tehtud nii stiilselt, nii hästi dokumenteeritult ja sõdurite vastu, kes peaksid olema nii head, et nad peaksid selliseid olukordi ette nägema. Ukraina tegi meistritöö. Putin peab olema täiesti raevunud. Ja tal on põhjust, sest Venemaal oli palju põhjuseid, miks nad saatsid oma parimad väed Stepnogorskit valutama. Jah, see oli seotud propagandaga ja me jõuame ka selleni. Kuid Venemaa jaoks oli see palju enamat. Näete, Stepnogorsk ei ole lihtsalt mingi tavaline asula. Selle üle on aastaid vaieldud ja mõnel hetkel on Venemaal olnud õigustatud alus väita, et Stepnogorsk on nende kontrolli all. Kuid see muutus mai keskpaigas, mis ajandas Putinit oma sõdureid sellele valusale propagandamarssile saatma. Lähme tagasi maikuu 18. kuupäeva juurde. Sellel kuupäeval teatas Sensor.net, et Ukraina julgeoleku ja kaitsejõud olid taastanud täieliku kontrolli Stepnogorski üle. Artemi üksus oli taas tugevalt kaasatud. Koos naabervägedega oli Artemi üksus ajanud Vene okupandid täielikult välja, mis tähendas, et Stepnogorsk oli esimest korda kuude jooksul täielikult Ukraina sõjaväe kontrolli all. Olukord asulas oli stabiliseeritud ja haavadele soola raputamiseks avaldati kaadreid vabastusoperatsioonist, mis näitasid, kuidas Artemi ja teiste Ukraina üksuste poolt olid Vene sisseimbujad hävitatud. See kaotus oli Putini jaoks valus. Stepnogorsk on üks strateegiliselt tähtsamaid asulaid Zaporižja piirkonnas. See asub vaid 30 kilomeetrit Zaporižjast lõuna pool, mis tähendab, et seda saab kasutada rünnakute lähtepunktina piirkonnas, mida Putin meeleheitlikult endale tahab saada. Stepnogorski hoidmine annaks Venemaale ka teatava kontrolli põhja-lõunasuunalise EE105 maantee üle, mida saaks kasutada logistika jaoks ning mis pakuks ka kiiremat teed Zaporižjasse. Venemaa on püüdnud kasutada seda asulat osana jätkuvast pealetungist Zaporižja suunas, mis hõlmab liikumisi mööda Dnipro jõe idakallast Primorske linna poole. Eesmärk oli tuua Zaporižja suurtükiväe laskekaugusesse. Ukraina hävitas selle eesmärgi 18. mail. Jäänud ilma väga reaalsest strateegilisest võidust, mille Venemaa oleks 18. mail saanud, mõtlesid Putin ja tema komandörid välja alternatiivse plaani. Kui sa ei suuda võita, teeskle seda. Seda me nägime mai lõpus. Eliitväed, kelle Venemaa saatis Stepnogorski, pidid looma vale narratiivi, justkui oleks Venemaal asulas endiselt mingigi kontroll. Nad ebaõnnestusid. Ja Putini jaoks on sellel läbikukkumisel kohutavad tagajärjed. Venemaa juht on mees, kes vajab praegu hädasti positiivset propagandat. Kuid Ukraina paljastab teda ikka ja jälle. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate The Military Show'd. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg korraks pausile panna ja nuppu vajutada enne, kui me jätkame. Nii. Miks oli Putin nii meeleheitlik propaganda järele, et oli valmis saatma oma parimad sõdurid Stepnogorski? Et nad sureksid. Juhul kui Kremlil õnnestuks saada pilt, kus Vene lipp on asula seisatud. Sellele vastamiseks peame uurima propaganda rolli Venemaal ja kahetsusväärset olukorda, kuhu Putin nüüd sattunud on. Putini jaoks on sõnum kõik. Kui tema kontrollib narratiivi, siis tegelikkus ei loe. Tema eesmärk on alati varjata oma rahva eest tegelikkust sellest, mis toimub Ukrainas ja isegi laiemas maailmas. Nii hoiabki ta oma toetust. Harva tegude, kuid sageli valede kaudu säilitab Putin Venemaal oma võimu. Ja kui tema propaganda suudab petta teisi mõjukaid inimesi uskuma Venemaa narratiivi sellest, mis Ukrainas toimub, siis seda parem. See kõik annab Putinile mõjuvõimu, mida ta saab kasutada rahuläbirääkimistel või veenda teisi riike survestama Ukrainat loovutama territooriumi, mida Venemaa väidab kontrollivat. Putini propaganda mõju ulatab kuni tema poolt Ukrainasse saadetud sõjaväeni välja. Aprillis teatas Atlantic Council uuringust, mille viis läbi Ukraina valitsusväline organisatsioon Lingva Lexer koostöös Ukraina peaprokuratuuri bürooga. Nad analüüsisid enam kui 1000 Vene sõjavangi seas kogutud küsitluse andmeid ning leidsid, et sõdurid, kes uskusid Putini levitatavat propagandat, pidasid 6 korda tõenäolisemalt Putini alustatud sõda Ukrainas õigustatuks.
Need, kes uskusid Putini jama, soovisid samuti 2 korda tõenäolisemalt lahingusse naasta. ja peaaegu pooled küsitletutest omaks võtsid Vene maailma kontseptsiooni, mis on Putini levitatav imperialistlik ideoloogia, mis propageerib Venemaa paratamatut üleolekut, mida saab sageli saavutada ainult eneseohverduse kaudu. Need tulemused näitavad meile juba väga palju Stepnogorski sündmuste kohta. Sõdurid, kes keeldusid alla andmast, ei kartnud ainult Venemaa karistust ja vangistust hiljem. Putinis propaganda oli tõenäoliselt neid aju pesnud, nagu ka paljusid sõjavange, keda Ukraina küsitles. Nad usuvad seda, mida nende juht neile räägib ja on valmis end ohverdama, et tema nägemus teoks teha. Lisaks sellele, kui Venemaa eliitsõdurid oleksid Stepnogorskis edu saavutanud ja Putin oleks saanud oma pildi lehvivatest Vene lippudest, oleksid nad ise saanud osaks sellest samast propagandamasinast, mis nad üldse sellesse olukorda viis. Putinile poleks üldse korda läinud, et nad surid, kui nad oleksid talle selle foto toonud. Sõnum oleks loodud, isegi kui see oleks olnud täielik võltsing. Nii oluline kui sellise propaganda kogumine, mis peaks näitama Venemaa murdmatut jõudu ka sõjaväe kontrolli all hoidmiseks poleks, on see praegu Putinile isiklikul tasandil veelgi tähtsam. Miks? Putini maine kui Venemaa tugeva käega liidril on viimastel kuudel kannatada saanud. Oleme selle kohta vihjeid näinud Putini tegudes viimastel nädalatel. Nagu ajaleht Independent teatab, on Putin ilmunud Venemaa riigitelevisiooni ekraanile, et tunnistada, et tema riik seisab silmitsi probleemidega pärast Ukraina droonirünnakuid, mis on pannud kogu riigis naftatöötlemistehaseid põlema. Mis puudutab rünnakuid kriitilise taristu vastu üldiselt ja eriti energiataristu vastu, siis loomulikult tekitavad need rünnakud meie taristuobjektidele probleeme, see on ilmne, ütles Putin intervjuus 28. juunil. Putin tunnistas isegi kütusepuudust, mis on tekkinud Ukraina rünnakute tagajärjel. Mõned nädalad enne seda intervjuud tunnistas Venemaa juht samuti. Sõjavägi ei liigu Ukrainas edasi nii kiiresti, kui ta sooviks. See ei ole Putini jaoks tavaline käitumine. Ta on mees, kes peaaegu kunagi ei tunnista Venemaa läbikukkumisi, kuid need avaldused on mõlemad löögid alistamatu Venemaa kuvandile, mida Putin tahab oma propagandaga luua. Miks siis Putin need avaldused tegi? Ta pidi seda tegema. Isegi need venelased, kes usuvad Putini propagandat, ei saa eirata fakti, et Ukraina on 2026. aastal initsiatiivi enda kätte haaranud. Need samad venelased ei saa samuti eirata silmapiiril olevaid tulekahjusid ja taevas hõljuvat suitsu, mida põhjustavad Ukraina droonirünnakud. Putini jaoks on need ülestunnistused meeleheitlik katse näida, nagu ta mõistaks raskusi, mida ta oma rahvale põhjustab. See on kõik taas propaganda. Lihtsalt mitte selline propaganda, mida Putin tahaks teha. See sobib siiski ajutise lahendusena. Mida Putin tegelikult vajab ja mida ta Stepnogorskis üritas saavutada, on selge võit, mida ta saaks Vene rahvale esitleda. Ta tahtis, et Vene lipp heisataks Zaporižžja lähedal, et ta saaks öelda, vaadake, me teeme edusamme ja Ukraina asulad langevad. Kui Venemaa eliidil oleks Stepnogorskis õnnestunud, oleks Putin saanud olukorra ümber pöörata ja hakata taas lahinguvõite kuulutama, ükskõik kui võltsid need võidud ka poleks olnud. Aga Ukraina võttis selle katse luua vale narratiiv ja toppis selle otse Putini tagumikku. Asi pole ainult selles, et Artjomi üksus meelitas Venemaa eliitsõdurid Stepnogorskis lõksu. Selle operatsiooni käigus ilmunud kaadrid on Putini jaoks tõeline surmahoop. Isegi kui ta oleks saanud oma pildi heisatud lipust, oleksid järgnevad kaadrid hajutanud kõik väited, mida ta üritas esitada. Nüüd on juht, kelle võin põhineb propagandal, hädas. Venemaa põleb seestpoolt. Putini haare Krimmi üle lõdveneb tänu Ukraina geniaalsele isoleerimiskampaaniale ja nüüd ei saa Putin isegi võltsvõite väita, sest Ukraina väed on nii osavad tema parimate sõdurite peatamisel. See on Putinile õudusunenägu, kuid Ukrainale on sellise võltsimisega võitlemine igapäevane asi. Ukraina avaldas nii kiiresti kaadrid ja andis üksikasju selle kohta, mis Stepnogorskis tegelikult juhtus, sest ta teab, et Venemaal on palju kogemusi lahinguvõitude kohta valetamisel. Kuramus neil on isegi väga hiljutisi näiteid, mis ainult rõhutavad Putini meeleheidet. 29. juunil teatas Militarni, et Venemaa ohverdas veelgi rohkem oma sõdureid. Seekord selleks, et saada pilt Novoselivkas heisatud Vene lipust, mis on veel üks küla Zaporižžjas. Venemaa. 38. eraldi kaardiväe motoriseeritud laskurbrigaad saadeti seekord ülesannet täitma, kuid nad ebaõnnestusid Ukraina droonirünnakute ja jalaväe vastutegevuse tõttu, mille tulemusena lipukandjad võeti vangi. Kas sul on veel kahtlusi, kui hädasti Putin oma propagandavõitu vajab? Teine katse võltsitud lipu heiskamiseks 1 kuu jooksul ütleb kõik ära. 2025. aasta lõpus nägime samuti tormi venelaste katsetest võltsida võite. Kõik selleks, et luua sellist propagandat, mida püütakse tekitada Stepnogorskis. 2025. aasta detsembris teatas Ukrinform, et Vene okupandid olid proovinud sama trikki Vovtšanskis, mis asub Harkivi oblastis.
Seekord olid need Ukraina 16 armeekorpuse 57. eraldi motoriseeritud jalaväebrigaadi sõdurid, kes takistasid lipu heiskamist. ja tundub, et Venemaa ei saatnud sinna eliitsõdureid, kuid idee oli sama: hiilida sisse, heisata Vene lipp ja põgeneda. See ei õnnestunud Vovtšanskis. Ja Venemaa pettus ei toiminud ka Kupjanskis. Ka detsembris valetas Venemaa otseselt Kupjanski linna vallutamise kohta. Ei keegi muu kui Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõitis linna ja tegi fotosid, et tõestada, et Venemaa ajab jama. Ja tänu sellele järgnenud Ukraina vasturünnakule aeti linnas olnud okupandid kiiresti välja. Korduvalt on Venemaa esitanud valesid väiteid edusammude kohta, kuid Ukraina on need väited alati paljastanud sellistena, nagu need tegelikult on. Ainus erinevus Stepnogorski puhul on see, et Ukraina kõrvaldas sissetungijad enne, kui nad üldse jõudsid oma valesid väiteid esitada. See on tõhus tegutsemine. Ja nagu selgub, oli see, mida Ukraina Stepnogorskis tegi, ajastatud täiuslikult. Putin vajab oma propagandavõitu rohkemaks kui vaid selleks, et veenda Vene rahvast, et tema sissetung Ukrainasse ei ole täielik läbikukkumine. Putin vajab ka survehooba. 23. juunil ütles Putin, et Venemaa on siiski, nagu on korduvalt öeldud, valmis rahuläbirääkimisteks Ukrainaga. See on valmis jätkama Istanbuli kokkulepete alusel. Kokkulepete, mis, tuletan teile meelde, parafeeriti tollal Ukraina delegatsiooni poolt. Kui jätta kõrvale nende kommentaaride võitluslik toon, siis näeme, et Venemaa juht toob ise rahu teema üles. Sellest saadki aru, et Putinil on probleemid. Ta mängib jälle läbirääkimiste kaarti. Stepnogorski juures heisatud lipp pidi andma Putinile survehoova nendeks rahuläbirääkimisteks, eeldades, et need üldse toimuvad. Ukraina võttis selle survehoova ära, täpselt nagu ta rebis tükkideks iga kaardi, mis Putinil mängida oli. Geniaalses 2026 aasta kampaanias, mis on selgelt jätnud Venemaa kaitsepositsioonile. Nii et sündmused Stepnogorskis ei seisne ainult eliitvene sõdurite kõrvaldamises ja Putini ilmajätmises strateegiliselt tähtsast külast. Need on palju enamad kui see. Putin otsib väljapääsu sõjast, mille ta ise alustas. Sellepärast räägib ta rahust ja tunnistab Ukraina kampaania mõju Vene rahvale. Ta ostab aega, et saada kätte võltspropagandat, mida ta saab kasutada selleks, et suurendada võimalusi sellest kohutavast perioodist välja tulla, säilitada võim ja saada läbirääkimistelt seda, mida ta tahab. Ukraina võttis selle kõik ära ja tegi täiesti selgeks, et Venemaa pole Stepanorski hõivamisele sugugi lähedal. Putinil hakkab aeg otsa saama. Ja kui tema katsed propagandat luua ebaõnnestuvad, valitseb paanika selles ühes okupeeritud Ukraina piirkonnas, mis tähendab Putini jaoks kõike. Kui sul on vaja tõestust, et just Ukrainal on 2026 aastal kõik trumbid käes, siis vaata lihtsalt Krimmi poole. Okupaatorid põgenevad üle Kertši silla, et tagasi Venemaale pääseda. Miks? Saad teada, kui vaatad meie videot, kus me analüüsime Venemaa olukorda Krimmis ja mida see tähendab Putinile. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show, et näha rohkem meie analüüse viimaste arengute kohta Ukraina sõjas. Ja aitäh vaatamast!